Tere teile kõigile! Tervitan teid Tupperware nimel. Olen Merle Vaha, Tupperware Eesti esitleja. Ja tahan teile soovida ilusaid peagi saabuvaid kevadpühi. Olukorrad on meil erinevad ja oleme natuke sellises sundolukorras, rohkem kodus, siis tegelikult on täiesti tore selle ajaga küpsetada rohkem. Kasutame meile antud aega targalt. Ja täna ma tahan teile tutvustada Tupperware erinevaid väga super tooteid. Üks on siis Tupperware Extra Chef, Smoothie Shopper ja Herb Shopper, meie selliste kiirete purustajate seeria. Ja teine, millest ma kindlasti tahan rääkida, on meie silikonalused, millega valmistame ka kiirelt täna midagi toredat. Kuna on munadepühad tulemas, siis teeksime täna teile sellist toredat banaanikooki, mis kindlasti harva poes käies juhtub ka teie peres, et mõni banaan küpseb üle ja mida temaga siis teha. Siin on ka väike retsept, kui te nüüd näete, oleks tore, kus on siis kasutatud retsepti internetiavarustest, aga kasutasime teda Tupperware toodetega tegemiseks. Esmalt olen ma siis võtnud, kasutan väikest spikrit, et teie näeksite ka siit. Kasutasin meie taigna valmistamiseks meie Extra Chefi. Extra Chefi ja shopperite seeria koosneb siis 3 erinevast suurusest. Väike, meie paljude lemmik on Herb Shopper. Siin sees on mulle teile näitamiseks mandlid, et te näete, kuidas ta mandleid purustab. Keskmine on Smoothie Shopper, millel on kaasas ka vispel. Ja kõige suurem variant on siis Extra Chef 1,3 liitrit, millel on samamoodi vispel kaasas. Ja peal käib veel lehter, et saaksite kasutada igasuguste kreemide valmistamiseks. Minu üks suuri lemmikuid on just nimelt see suur Extra Chef, millega valmistan salatid, millega valmistan erinevad taignad. Ja täpselt samamoodi saab nüüd ka selle banaanikoogi jaoks valmistada kas kõik kohe Extra Chefis või siis kasutan selleks väikest shopperit, kuna taignas on vaja mandlijahu. Mis on oluline meie shopperite puhul teada? Kindlasti on teil ta paljudele tuttav, aga siin võib purustada nii pähkleid, sibulat, teha erinevaid smoothisid, salatid, maitsevõid, praegu on karulaugu aeg, erinevad pasteedid, kõik sellised super asjad, mis on oluline teada, et alati tuleb tõmmata sirgelt. Teine asi, mis on oluline teada, et kui Tupperware toode on 2 värviga, siis ta käib lahti. Et alati on vaja teada seda, et panete siia kas lusika otsa vahele ja te saate puhastada. See on väga oluline. Ja nüüd näiteks Smoothie Shopperil on peal kaitse. Võtate kaitsme ära, koosneb nii terast kui pikendajast. Nii, ja panete nüüd, mida te tahate purustama hakata. Näiteks tahan praegu neid samu mandleid teha siin keskmises shopperis. Siis ma hoian sõrme peal, panen mandlid, et ta oleks otse, mis on väga oluline, panen kaane peale ja all on silikon. See tähendab, et ta hoiab laua peal otse, teda mitte libisemast. Ja käsi peale ja tõmbate otse. Ei pea tõmbama lõpuni, vaid tõmmata tuleb sirgelt. Võid tõmmata siin poole maani, aga lihtsalt kergemalt. Mandlid on poes palju soodsamad, kui on mandlijahu. Te saategi nii palju teda purustada, kui te just ise vajalikuks peate. Palun väga. Purustab täiesti mõnusalt. Ja kui ma tahan teha vahukoort, siis ma vahetan ära, panen vispli ja vahustan. Smoothie Shopper on siis natuke suurema kogusega tegemiseks. Oluline on teada seda, et tera ulatub poole maani, purustamise efekt toimub ikkagi siin all. Väike, meie Herb Shopper on paljude jaoks sibulapurustaja. Aga samamoodi ka siin võite te valmistada kõike, mida hing ihkab, mida soovite purustada, hakkida. Ja täpselt samamoodi nüüd see suur variant on ka. Lisaks teen siin ka purukoogi puru. Kõigepealt panen siia jahu või kuubikud, siis panen suhkru, käsi peale ja tõmban. Ja ongi purukoogi puru valmis. Väga lihtne kasutada.
mandlikoogi jaoks on siis vaja siinsamas hakkida mandlit, lisada 2 banaani, nagu on siin näha. Selle eeltöö ma olen kõik juba teinud, et teie aega säästa. Jogurtit, kodujuustu, mida teil just käes on. Ja munad on meil väga mõnusas Tupperware munakarbis, mis on sellel nädalal, nädal 15 eripakkumises, kuna munadepühad on just tulemas. Kui teil on suuremad munad, mida te toote kuskilt naabrinaise juurest, siis munarestid käivad ära. Saate panna ühe alusega. Panete karbi kinni, mugav kasutada. Kui te ei taha teda üldse munakarbina kasutada, siis te võtate ka selle resti välja ja panete külmikusse. Nii, võtate välja ja panete munad külmikusse, mis mahub täiesti külmkapi küljesahtlisse. Ja karpi saate kasutada võileivakarbina. Praegu eripakkumises punane selline pabuška, mille sees on siis munarestid. Munareste saate kasutada täpselt samamoodi tarretiste tegemiseks, erinevate huvitavate suupistete tegemiseks. Teete õliga kokku ja ta võtab vormi ja pärast on teil hea siit välja võtta. Munad on hea kasutada siis selles karbis. Ja samamoodi on praegu eripakkumises veel laojääkides Tupperwares selline tore Optimumi karp, mis on ka just üllatuste küpsiste jaoks. Ja kui me tahame, teeme küpsised ise sellistes toredates munavormides. Munaküpsise vormides. Need on meie munadepüha eripakkumised. Nii, mõtleme nüüd, et meil on taigen valmis ja me oleme valmis panema seda ahju. Ja ahju panemiseks kasutame meie silikonvormi, mis on siis just sellise paraja suurusega. Kui meil on üks taigen, me võime panna kõrvuti 2 erinevat silikonvormi, et oleks huvitavam. Ja kasutame selleks, mis on oluline teada alati, kui te panete ahju, siis ahju pannes ennem võtate resti välja ja seejärel teete külma veega meie silikonvormid üle ja panete resti peale, et neid täitma hakata. Nii, paneme siia peale taigna, lõikame siia banaanid ja tuleb meil välja, kus meie üllatus on. Ahjus olles natuke tuleb meil välja selline banaanikook. Väga lihtne, väga kiirelt valmib. Siia peale võib panna tuhksuhkurt, siia peale võib panna glasuuri. Retsept on siin ilusti näha. Mandlijahuga siis, mis mandlid ise purustasin. Natuke muna, natuke jogurtit. Lihtne, hea teha. Samamoodi võite teha õuntega ja te saategi valida. Üks on magus, teine on soolane. Ja kasutan selleks meie sügavkülmakarpe. Ja kui on ta pandud siia koos lõikelauaga, siis on ka hea siin samas peal lõigata. Nii, aga üks on maguskook, teise võin teha sellised toredad üllatusmunad. Kui üllatusmune teha ei taha, teen pitsa. Ja teeme pitsa. Pitsa tegemiseks, selle ma tõstan praegu kõrvale. Pitsa tegemiseks kasutame siis ka jälle hästi tervislikku retsepti, mis on siin all välja toodud ka. Panen ka selle pärast sinna alla. Pitsa tegemiseks võib kasutada jälle meie ekstrašefi. Ekstrašefi sisse paneme siis kas kodujuustu või kohupiima. Mul on siin pool pakki kohupiima, panen sisse. Siis panen 2 muna. Siis panen 50 grammi jahu. Kasutasin selleks muuseas riisijahu, mida on väga hea hoida meie kompaktsetes mahutites, erinevas suuruses. Just teile sobib komplekt. Saate ise komplekteerida, kui kõrge riiul teil on. Mõnusalt ovaalse kujuga. See tähendab, et ka kitsas riiulis ilusti kätte saada. Kui korrastame praegu kappe, siis tihtipeale on vaja just kuivainete jaoks uusi. Siis on praegu 500 milliliitrit, 1,1 ja 1,5 liitrit. Praegu eripakkumises kompaktsed mahutid. Lisaks vürtsidoosid, mida väga soovitan. Need on nüüd väiksemad variandid. Vürtsidoose on ka suuremaid variante. Ka see komplekt praegu eripakkumises. 2 korda 250 milliliitriga vürtsidoosid. Praegu väga hea hinnaga. Miks on meie vürtsidoosid head? Sellepärast, et tihtipeale teie maitseaineriiulid on just nimelt keraamiliste pliitide kohal ja kui sealt kukub klaasist purk, võib katki minna nii maitseainetops kui ka pind pliidil, aga kui on Tupperware maitseainetopsides, siis seda ei juhtu.
mõelge oma asjade peale, et nad säiliksid teil kauem ja ka kodutehnika peaks vastu. Nii, väga tore on siis, teeme siin valmis, paneme kodujuustu, paneme muna, paneme jahu ja täpselt samamoodi panen sepperisse ja tõmban segamini. Kõik ühe korraga. Puhastamiseks võtan kaabitsa välja, teen seda näitlikult, et teie aega säästa praegu, võtan kaabitsa välja. Meie tera saab hoida ilusti siin peal, et ta ei määriks teie lauda. Puhastame silikonkaabitsaga anuma ja võtame silikonnormi ja valame siia peale. Nii, see töö on tehtud, läheb ahju ja ahjus eelvalmimine oleks kuskil 10 minutit. Mina valmistasin nii tegelikkuses, et teie aega säästa. Panin ühe korraga ahju. Tähendab, kõigepealt panin ma ahju ühe aluse pitsa, mis on siis tehtud natuke ettevalmistusega ja teine oli seesama banaanikook. See tähendab, kõigepealt valmis pitsa alus ja banaanikook ühe korraga. Banaanikoogi tõstan ära ja nüüd on mul valmis pitsapõhi, millele ma muuseas tervislikkuse mõttes lisasin kanepijahu, et ta oleks selline natuke kevadiselt rohekam ja väga tervislik. Kanepijahu on lisatud ja nüüd kasutame ära enne ahju minemist näiteks mu enda kodust lechot. Tahame ju saada kevadeks rohkem ruumi oma sahvritesse ja mina teen lechot muuseas suvikõrvitsaga. Suvikõrvits annab, nüüd küll minu operaator kuuleb, aga suvikõrvits jätab pitsa peal tunde, et siin on ananass. Ja sellepärast on hea ära kasutada suvikõrvitsat just nimelt erinevate hoidiste jaoks. Samamoodi teen ma suvikõrvitsast täiesti eraldi vale ananassi, mis tehakse siis ananassi mahla siirupiga, kuumutades suvikõrvitsa viilud ja purki pannes läheb seesama ananassi siirupiga peale ja kui nad nüüd purgist tulevad, siis ta ongi nagu ananass. Hea kasutada. Nii, siia peale on nüüd pandud ananass. Aga ananassilaadne suvikõrvits. Nii, eeltöö pitsa jaoks on tehtud. Kasutan selleks meie serveerimisalust, mis on minu suur lemmik, erinevad kõik, mis pitsa peale on minemas, valmistan ette ära. Siis ja kõik, mida ma tahtsin viilutada seekord, et aega säästa, kasutasin meie Speedy Mando viilutajat. Mida saab kasutada siis ilma hoidikuta, kui me tahame midagi kiiremini teha, või hoidikuga. Ja isegi siin peal on tehtud juust. Näete, juust, siis on imeõhukesed paprikaviilud, hapukurki ja samamoodi sibulat võib teha. Sibulat teengi nüüd teile näitamiseks ka siin peal, et te näeksite, mida panna. Ja lisan veel, siin on pandud praegu tomatimüks, siin on pandud, ütleme see vale ananass või päris ananass, aga alati mulle meeldib ka päris tomatit panna ja ka päiksekuivatatud tomateid. Kasutan nende lõikamiseks. Need on siis kuivalt, ei ole õlis olnud, aga päiksekuivatatud tomatid on väga mõnus lõigata tupperware kääridega, mis käivad lahti, et oleks hea puhastada. Kääridega võib lõigata taigent, liha, juustu, kala, väga ideaalne puhastada kalaga. Kõike, mida teil on köögis vaja teha. Et käärid on selleks ideaalsed ja kasutada saavad nii parema kui vasakukäelised. Nii, siis on juba sibulat natuke tehtud ja teen mõned sibulat teile veel, et te näeksite, kui peenelt Speedy Mando viilutab. Eelmine kord ma näitasin teile Mando Juniorit, mis tegi 3 erinevat viilu, aga siin on praegu Speedy Mando kurgiviilud, imeõhukesed. Ja kuidas teha sibulat? Panengi ta siia peale. Toon ta natuke lähemale, et ta oleks ilusti näha. Toon ta siia lähemale, panen sibula sisse ja peal on hoidja. Ühes asendis on lukus ja teises asendis on töötamise režiim. Kindlasti teha alati koos selle pressiga. Sibul on siin peal ja ainult vajutada. Siin on tõesti võimalik puhastada, viilutada kõikvõimalikud sibulad, redised,
isegi mandlilaastu teen sellega ideaalselt. nii, paneme peale sibulad. paneme peale hapukurki veel, et ta oleks selline tervislik. ja kindlasti võib siia peale panna pitsa maitseainet, võib peale panna basiilikut, mida te ise armastate pitsa peal rohkem. paprika on täpselt samamoodi tehtud pisikesteks ribadeks ja läheb siia peale. seda pitsat ma nüüd teile otse praegu peale ahjust tulemist näidata ei saa, ma saan lisada pildi, sest meil ei ole aega nii palju oodata. juust on tehtud samamoodi, hästi lihtsalt, ma kohe näitan teile. juust on tehtud sellesama Speedimando viilutajaga. on võetud juustuviilud, mina ei osta poest mitte kunagi riivitud juustu, sest ma ei tea, millal, kui palju mul teda vaja läheb. ja selleks on ideaalne, võtan meie viilutaja. juust on natuke pehmem, see tähendab, et tuleb natukene vaeva näha. kui ma ei tahaks sellist pikka riba, siis ideaalselt juustu võib teha ka meie herbshopperiga. nüüd lapin juustu siia sisse ja vajutan siin peal, et paremini näha, siis isegi teen praegu eksperimenti, teen siin kohal, et te näeksite, et tõesti tulevad pikad ribad. ja käed on puhtad. see tähendab, et seda saavad teha lapsed, seda saab teha vanur, et ta ei pea kartma kas tera on terav. selline lihtne. mida meil on vaja hakkida, seda teeme. kas tahame salati jaoks, kas tahame täidiste jaoks. nii, praegu jäi siia panemata liha, aga mis on üks pitsa ilma lihata ja siin on mul valmis tehtud. eelmisel päeval tegin täidetud pannkooke, jäi täidist natuke üle, ka seda siia sama peale panna. tuleb selline korralik kohev pitsa. et pitsa on ju alati selline võimalus, kas on teil eelmise päeva praeliha järgi jäänud ja te saategi teha erineva maitsega. üks tahab hakklihaga, teine tahab hoopis kanaga, erinevad värändid. nii, ja nüüd paneme siia peale veel natukene juustu ja lähebki pitsa ahju. kui tahate, võib veel tomatipastat juurde panna. ja ongi valmis. ja põhimõtteliselt saavad meil olla kõrvuti erinevad pitsad ühe korraga. palun väga, see pitsa on siis tehtud selle vormiga ja oleksid nad ühe korraga ahjus. just need, mida te ise soovite. Silikonvormide puhul on siis oluline, kordame üle, kindlasti meeles pidada, et enne kasutamist külma veega üle, panna resti peale, külma resti peale, siis ahju ja mitte mingil juhul kasutada pöördõhku. kasutada tavalist alt ülevalt küpsetamist. ja kui pitsa on ahjust välja tulnud, siis kindlasti on oluline teada, et siin ei lõika noaga. muuseas, milleks mina kasutan meie Tupperware super apelsinikooriat, mida päris paljud on loosidega laadal ostes mõelnud, et mis ma sellega teen. ideaalne apelsinide koorimiseks. võtate apelsini, näitan teile kohe. võtate apelsini, teete risti peale ja nüüd siit tõmbate. palun väga ja ongi lihtne. kui apelsini ei taha teha, siis on ka see koht, mis aitab koogi siit vormi küljest lahti, et te noaga siia kallale ei lähe. ja kuna on taimede istutamise ja kasvatamise aeg, siis väga paljud kasutavad apelsinikoorijat taimede pikeerimiseks. vot nii. munadepühad võivad tulla. Silikonvormid praegu siis ka eripakkumises. samuti meie kuivainetopsid ja munadepüha eri puhul siis sellel nädalal munadehoidja pluss selline tore optimum. ja Tupperwarel on ka terve rida kingitusi võimalus välja teenida. siis sellel kuul on selline hea Crystal Bay kausike, millega kaasa toitu võtta või panna koolilapsele järgmiseks päevaks toit külmikusse valmis, et ta soojendab. siis selline suurepärane külmauruti, millega ma teen ka kohe tutvustava video, millega on tavalise pliidi peal võimalik aurutada kapsa, rullid, erinevad hautised, lihad, kõik, mida te tahate auruga valmistada ja meie termopott isotuua. kui ma nüüd valmistan siin
silikonvormidega ühe poolega, siis on tegelikult Tupperwarel ka sellised suurepärased ultrapro materjalist ahjuvormid, mis küll praegu ei ole müügis, aga on võimalus kingituseks saada ja mis on tõesti minu suured lemmikud. siin sees on valmis õunakook, siin sees on valmis kohupiimasuflee. Need kõik on tehtud väikeste portsjonitega, et oleks hea kasutada igalühel oma. Soovite kingituseks saada, võtke julgelt ühendust, kirjutage minule. Merle Vaha võite kirjutada Facebooki, võite kirjutada meili peale või võtke ühendust oma Tupperware esitajaga. Kuidas see võimalus kingitusi saada on? Kindlasti teeme sel nädalal veel mõne tutvustava video. Vaadake Tupperware Eesti lehele, kus on siis tulemas neljapäeval muuseas kell 7 ka kell 6 tutvustav kiire ja lühike video just jälle Tupperware toodete kohta. Olge kursis, kirjutage meile. Tupperware kogu koduleht on www.tupperware.ee ja mina olen Merle Vaha. Järgmiste kohtumisteni. Olge terved!